ja täna on mõned brändid siin, millega ma olen seotud. Eile või paar päeva tagasi just tegin kodulehekülje enda sellele teenusele, mida ma tegelikult 6 aastat juba pakkunud olen, kutid.ee. See on mu abikaasaga koos ja ma suutsin meelitada ka oma abikaasa korporatiivelust välja. Ja kui ta oli siis viimane töökoht, tal oli KFC, Eesti, Läti, Leedu, Soome turundusjuht ja semi-CMO koht, mida ei tasustatud nii, nagu ma arvasin, et võiks tasustada tema puhul. Kui ta oli seal ennast täiesti läbi põletanud ja üks hetk me kogu aeg unistasime, et tuleme Pärnusse elama. Ja siis üks hetk, kui ta oli täitsa läbi põlenud seal ja sai aru asjadest nii nagu võib-olla esialgu ei saanud, siis ta tuli ja ütles mulle, et kuna Rauno, et aga miks me kohe Pärnusse ei koli? Ja siis ma olin täiesti üllatunud, sest me mõtlesime, et Rail Baltic tuleb ennem ja siis on lihtne rongiga tulla siia. Aga siis ta ütles, et aga lähme kohe, et mis meid segavad, niikuinii ju. Mina olin niikuinii harjunud kodus töötama, klientidega kokkuleppeid tegema nii nagu vaja. Ja siis me võtsime selle ette, nüüd me oleme 2 aastat siin olnud. Ja see töö, kuidas me täna toimime, ongi enamasti interneti baasil, sest et minu vastutus on pakkuda ettevõttele kõik, mis ma olen kokku lubanud. Ja täna sellise nii-öelda fractional CMO-na, ehk siis, et ma olen tegev turunduse juht näiteks Metropolis, Metropol hotellis, Metropol spa hotellis ja Aegaan Watchesis, siis minu töö on hoolitseda selle eest, et selles ettevõttes oleks kogu aeg kasv müügi poolelt, brändi nähtavuse poole pealt ja ka, et meie bränd oleks igatepidi arenevas tempos kõiki võimalikke avalikkusega kokkupuuteid omavalt liikumas. Ja ütlesin, mul on ka veel 2 bändi, üks on Bedwetters ja teine on Undercover bänd. Teadlikult on Bedwetters avalik bänd ja teadlikult on Undercover bänd, mitte avalik bänd. Ja seal on ka ärilised omad eesmärgid. Et Bedwetters lihtsalt on taust, nagu ta on, siit samast Pärnust. Aga Undercover bänd on, kuna meile meeldib väga muusikat teha ja jämmida koos ja me teame, et see sattus nii kokku, et sõber kutsus meid pulma esinema. Oma pulma ütles, kuule, et bändi poisid tehke paar lugu, aina. Siis tegin paar lugu ja siis hakkas sõnum levima, et need poisid teevad väga lähedalt muusikat. Mängisime covereid, tegime siukse Foo Fightersi rocki võtmis seda muusikat ja siis me mõtlesime, et hea küll, et kuna me nagu pulmades käima, siis registreerime endale ühe domeeni ka ära ja ma kõik oma turundusoskused panin mängu, registreerisime pulmabänd.ee ära ja pulmakutsed tulid. Ja siis üks hetk me enam pulmades ei viitsinud mängida, sest pulmades on niimoodi, et inimesed tulevad pulma, näevad kogu suguvõsa sõpru ja tahaks nendega rääkida, kes mingi kuradi bänd mängib 3 korda õhtu jooksul. Tegelikult nagu nii hull see ei olnud, aga ikkagi see vibe on nagu veits teissugune ja siis meist sai korporatiivbänd ja sellepärast me kutsume ennast Undercover bändiks, et me lihtsalt ei suutnud paremat nime välja mõelda ja meie management ütles, et te peate mingi nime panema. Siis nad panid ise selle ja nüüd tänaseks me täidame sellist tühimikku, et Tallinn, ütleme nüüd, Eestis on väga palju ettevõtteid rahvusvahelise siis kolleegiumiga ja kuna Eesti bändid mängivad nüüd, mis on väga lahe Eesti muusikat, siis sinna üritustele ei saa Nublu kutsuda, sest et keegi ei tea, kes Nublu on ja kedagi ei huvita ka eesti keel. Ja paraku see auk on olemas ja me täidame seda üli hästi, mis on suurepärane fit, mis meil on sattunud kuidagi kätte. Nüüd kuidas see kogu asi see ülemine rida ka veel, 2 brändi siin, Orgaania ja Brükkar, kes teeb Brükkaritest kõige siin. Istusime siis naisega kodus mõlemad töötud või freelancerid ja mõtlesime, et tegelikult meil on kõik oskused olemas, et juhtida ükskõik mida, sest me oleme kõike seda teinud juba, peaks nagu midagi ise ka tegema ja sel hetkel tuli meediasse väga tugevalt signaal, et prügisorteerimine on teema. Märgid. Samasugused märgid olid meil meedias igal pool ja küsime sõpradest, kas sa sorteerid prügi, meie majas juba sorteeritakse prügi, millist prügi sa sorteerid ja nii edasi. Ja me otsisime 2 aastat mingisugust lahendust probleemile, mis tundub, et on kõigi jaoks olemas. Ja siis me leidsime tooteid erinevatest kohtadest üle maailma, kaasa arvatud Hiinast ja otsustasime, et hakkame neid siis kokku tellima, et proovida, mis on siis parim ja missugust lahendust me suudame nii-öelda ära korraldada.
ja kui me saime aru, et inimesed koguvad oma bioprügi naljakatesse asjadesse nagu jäätisetopsid või jogurtitopsid ja see kõik on nii ebamugav ja ebameeldiv. Ja me lõpuks leidsime toote, mis nägi äge välja ja mis justkui sobis sellesse pilti, siis me tellisime näidiseid ja ehitasime e-poe. Paari nädalaga läksime Marokosse reisile, surfama õhtustel aegadel, ehitasime brändi. Tegime kogu selle töö ära, mis meie jaoks oli selline igapäevane töö, aga iseenda jaoks. Ja lansseerisime selle lehekülje 2 aastat tagasi juulis. Siis esimese 2 nädalaga oli meil juba paarsada prükkarit müüdud ja meile tundus, et see vist on nüüd õige asi. Siis me oleme nüüd seda müünud ja miks mulle sellest agentuuri maailmast lahkudes, miks mulle kõige olulisemaks tundus olevat interneti äriga jätkamine, oli puhtalt see, et ma saan oma mussi teha siis, kui ma tahan. Ma saan oma kontserte teha seal, kus vaja ja ma saan minna kas või reisida, millal iganes ma soovin, aga mu töö on alati minuga kaasas. Põhimõtteliselt sama laptop, mis mul seal seljakotis nüüd on, see on minu kõige olulisem tööriist üldse ja me hakkasime tegelikult harjutama sellist interneti siis kuidagi, sa pead mingid protsessid looma, kuidas sa saad töötada niimoodi, et midagi pooleli ja mingi infolünk kuskil sisse ei tule, kellegil mingid arusaamatus ei ole. Me hakkasime sellega tegelikult suhteliselt varakult peale ja juba oma agentuuri ehitamise ajal ma lõpus lõin siis sellise kodukontori reede näiteks kõigile, millest kõik ei taha osa võtta ja see on täiesti okei, aga minu jaoks oli see oluline, sest et kuna ma nagu panen 100% igal pool sisse alati, siis mul on vaja ka veits tagasi vahepeal tõmmata. Ja see kodukontori reede oli täpselt see koht, et okei, ma tegin nüüd terve nädala otsa kohtumisi ära, kuulsin kõigi probleemid ära ja nüüd mul oleks vaja nagu tööd teha. Ja ma sain aru, et kui mina enda protsessid sain paika ja sain teistele tutvustada, kuidas mina töötan, siis on võimalik ka nagu teistele võib-olla nii töötada. Ja üks nüanss, mis meil enne mainimata, et kui ma peale agentuuri müümisi ja kõikidest asjadest välja tulemisi olin suhteliselt räiges vaimse tervise kriisis, ma ei saanud eriti magada, sest mul niisugune tunne, et kõik kägistab mind kogu aeg ja mul on ülihalb, käisin EMO-des asjades, siis peale 2 tiiru psühholoogiga rääkimist tuli koroona ja kõik mu probleemid läksid ära. Sest et maailm jooksis kokku ja mul oli jumala fine sellega. Üks märkus sulle, sa mainisid, et sa tegid äri, aga ütleme see, mis asi see prükkar on ka? Ja, see on bioprügikast. Ütleme lihtsalt väike konteiner, mis käib nupuga lahti ja näeb ilus välja, tore laua peale panna. Ja tore laua peale panna, aga põhimõte päeva lõpuks sellel prükkari brändil on kogu aeg olnud see, et me aitame inimestel sorteerimisega paremini toime tulla. Nii, et see näeb ka hea välja. Ja siis Organia bränd on veel kanepiõli bränd. Me hakkasime kanepiõli brändi looma. Mul on 2 Soome partnerit, 1 Eesti partner, kellega me siis ideetasime. Saime 250 000 eurot investorite raha taha, mille pealt me saime kogu selle asja valmis ehitada. Ja 2019. aastal oli selline Euroopa Liidu selline direktiiv tulemas, et kanepiõli võib hakata müüma uuend toiduna. See tähendab siis seda, et sa võid kanepiõli endale suhu panna. Meie sellest kinni haarates ja kogu turu kasvu nähes, sinna läks väga palju arendustööd sisse, saime aru, et see võib olla potentsiaalne äri, kust hästi suure summaga välja tulla. Läksime sisse, tootsime valmis ülilaheda brändi, võite vaadata organia.eu. Tootsime valmis ise oma õlid, tegime oma retseptid UK ja Hollandiga koostöös ja mida ei tulnud, direktiivi, mis oli kurb ja samas kõikide nende brändide ettevõtetega koos töötades plaanid on toredad asjad, eesmärgid ja visioonid on ülihead asjad, aga need ei lähe mitte kunagi täpselt selliselt, nagu sa unistad. Ja sealt tulenevalt siis täna me tiksume selle Organia õliga. Aga jällegi teistpidi ma kogesin sealt väga lahedat energiat, et me päriselt tegime inimeste jaoks elu paremaks. Kuidas täpselt sellest ma ei hakka rääkima? Natukene sellest, kuidas ma täna töötan, mis on väga inspireeriv on minu sõprade jaoks, kes kogu aeg küsivad, Rauno, kuidas sa suudad kõike seda korraga teha, et sul nagu 24 tundi ikka sa teed nii palju asju. Aga see lahendus on siis selline, et kuna ma agentuuris olen oma elu kurnanud oma 17 aastat, siis ma võtangi igat projekti justkui nagu agentuuri tööna. Ja kuna ma olen ehitanud üles agentuuri süsteemid erinevate inimeste oskuste ja kompetentside pealt, siis ma proovin neid kõik ise täpselt samamoodi enda töös läbi viia. Ma täna töötan freelancerina projektipõhiselt, nagu te nägite, mul on aega,
mul on Metropol hotellid ja siis need oma brändid, mis on mul selline baseline sissetulek. Ja siis ma võtan projekte juurde vastavalt sellele, kas see on lahe, kas sealt tuleb palju või piisavalt raha või sellel on mingisugune teine väärtus, mis aitab mul edasi jõuda järgmisesse punkti. Näiteks ma praegu käin hea meelega igasuguste Pärnu ettevõtete ja lahedate inimestega asju ajamas, sest et ma just kolisin siia ja ma hea meelega räägin inimestega ja olen nähtav, sest et ma tahan Pärnusse panustada oma aega. Paraku ma praegu olen poole kohaga Tallinnas, poole kohaga Pärnus. Aga see on lahe asi ikkagi.